Mä panen mun kirjoilla sen. Katturipanemise masina 4-realise, kus oli 4 hobust ees ja 4 naist istusid, panid torudest, panid ja tähendab 4 vagu ja see tagab taas kinni ka 4 naist istusid, vakad oli ees ja panid igast torusse tops, siis see 2 hektarit oli päeva norm ja tema sai preemiaks selle eest, sai 5 normipäeva. Anti talle preemiat ka selle esimene ratsionaliseerimine, mis pandi kirja ja parteikomitee käis kohal ja otsustati valla Torg Aug otsustas, et andke talle 5 normipäeva preemiat selle eest. Nii et olid Eesti kartupandusmasina teinud ja tõesti 2 hektarit pani päevas maha niimoodi, et naised istusid peal ja... Sinu oma naisel oli ju küll juurde teinud harjutusele vedru peale ja... Nii, tere naine! Tere! Tule ja inimene, tule välja oma ilusasse aeda ja sinust tahetakse pilti teha. Mis minust pilti teha on? Vana inimene ei kõlba pildi peale ega kuskile. Ja ilusa aia taustal ikka kõlbab. Tuskas. No, ära karda midagi, tule välja. Tule aga välja. Jumala eest nii see on. No kuule tead, räägime natukene juttu. Tule siiaki välja poole kuskile ja siit natukenegi juttu ja ja kuskalme juttu ajame. No siin piigi peal saab istu. Siin saab piigi peal. Villa valmi on siin juures. Ei sega. Kui palju sul lambaid siis on? Ei ole ühtegi nüüd. Kus sa villa võtsid? Ai. Oma villa niitsid maha. Kurat, nii palju sul küll teda on küll. Mul on hea vill. Mul oli enne palju lambaid üle minevast, viisin viimased ära ja... Ja selge. Ja vaata, kus on need, kus on need relvad, näed. Need pisikesed tehakse, et kaovad ära siia. Kuidas teha? Punane tuleb välja, punane tuleb ikka kõige peal. Ikka sinine tuleb välja võtta, aga mitte punane. No näed, aga mul on punane ju. Ja aga sees on sinine. Pealt on punane. Kuule, istu natukene. Ja suksi redissid ei armasta, me tahan olgu kas läbi valge või läbi punane, aga... Ja, eks see ole küll. Ja nüüd, las nüüd olla siis, et ei kurat sees, see näed, sees on ka punane. Ikka see nõukogude vale, see on ikka olemas kohe. Jah, see nõukogude vale, näed, see on ikka nii sisse kasvanud. Kuskile ei kao. Ööpiku, aga kas ta oli ürgajast oli ööpiku või? Või on teil nüüd oma luuletatud see asi? Ei, ürgajast oli ööpiku ikke. Siis kui me 38. aastal ostsime, isa ostis ta, siis ikke oli ööpiku. Ja isa tegi ta siis 45. aastal enne Sibirisse minekut pooleks ja venna pool oli araka ja vend hakkab oma arakat ka taastama nüüd. Ega ta Sibirisse jäänud? Ei jäänud, ära tuli. Isa jäi Sibirisse, aga vend tuli ära, aga isa jäi Sibirisse. Isa jäi, sinna jäigi. Isa jäigi sinna, Paikali järve taha. Ei, see Paikali taha, jah. Siberis Paikali taga. Välised metsad ja mäed. Ega ei teagi, kes seda teab, kus ta on. Jah, mingisugune teada tuli, et suri 52. aasta augustis. Ja ema taheti küüditada. Ema pagas metsa ja oligi lehus nii kaua, kuni surmani ei tulnudki välja 52. aasta augustis suri ema ka, nii et isa suri 6. augustil ja ema suri 24. augustil. Kumbaga surmast ei teada ei saa. Ema suri minu juurde, tal oli vähtsus lõpuks, ta oli kodu. Vend tuli 49. aastat tagasi ja mind oleks ka Sibirisse viidud, aga et mul oli vene nimi. Ingerlusest mees oli soomlane. Ja temal oli vene nimi ja visati mulle ka dokument ette, aga mul oli nimi teine, enne registreerisin ära just ja sellega jäin maha. Ja sellega jäi see talupõhi nagu alles siis. Jah, nii see asi oli. No nüüd räägitakse niisugust juttu, et see olevat sedamoodi talu, kus sa hobusega tööd tead. See on ikka tõtta. 2 hobust on kogu. Aga no ikka tühida lasi kui raskuriga. Üks hobus ma olen juba. Mida? Oot. 15. 18 aastat.
raha. Hobusega teed siis bensiinikriis ei jäiri neid. Ja on elupäevad hobused arvastanud ja sellepärast need siis. No näed siis. Aga mis sus riistad sul siis peavad olema? Niiduma siin on. Kartuli ajamise, koda ajamise on, suurreha on, vedru on. Külvimasinad ei ole, külvata lasin. Ja osa ikka hariti traktoriga ka, aga no eks siis edaspidi nüüd ma muust panin heina alla, nüüd jõuab. Tänapäeval tuli väga järsku see asi ja eks ma lähen ehk tulevastaks nooremaks ka vähe. Ma arvata küll. Ja kui ikka päris vabariigi kätte ei ole, siis äkki saame, et siis ju see peaks nagu... Siis ikka hakkab päris elu minema. Siis hakkab ikka päris elu minema. Ma ütlesin, et buss ei käi, et ma panen teine nädal teese hobuse vedru vankri ette ja hakkan taksut mängima siin selle vahel, et eks ikka sõiteid leida. Ja ei käigigi siia Kütimäele, aga nüüd eilsest lehes oli jutt. No täna pidi tulema, aga ei tulnud või? Ei, ma ei tea, ma ei ole Kütimäel käinud, ma käisin Pajusis. Aga rahvas ootas seal, keda see rahvas ootas? No ei tea ju kella, aga sealt Põltsamaalt hakkas kell 8 sõitma, siis oli Pajusi Tapiku. Kalara Tapiku Kütimäe, no aga kella aega ei tea, mis aeg ta siia ootab. Ja õigust rahvas ootas seal jah kurat. Mis aeg ta siis siia jõuab. Ja õhta kell 5 tuleb tagasi, kui ta sama ringiga tagasi tuleb ka, siis õhta kella 7 saad ilusti kodu või 8. Neid on palju. Ja kõik on suured tõulised ja kõik, kes nad ikka ole kurat. Tõu ikka, kõik on tõu. Puhas tõug, puhas tori tõug. Muidu jah, põllud muldan ise ja vagusiga sisse ja vagus on paha aada. No jah. No näed, siis ikka on hobusest tolku midagi, aga eks nad söö kuradi... Oi siin 2 pensionäri, ei, kurat, mõned on pensionäri, need kasutavad iga kevad. Oi, oot. Need on nii kevad hobuse kasutajad mul siin, et 2 tükki on ja need on nii põhimõttelised kohe siin. Kes need on sul siis? See on Tröhvelt, Aksel on ja... Aksel? No ta on ju põline masinamees ja traktori brigadir, kurat. Ja nüüd on ta seal väravas istub. Alles eile oli ta käes. Künnab ja teeb kõik taga. Tema oli TT-ga, ma mäletan, jah. Kurat, tema oli ju jaamaaeg traktoribrigadir ja siin oli suur mehaanika. Ja siin oli ka, aga nüüd ei ole. Ja kes see teine siis on? Insu Kaadi. Temal on ka. Ta viib eine ajada kohma juurde seal nädalaks, kui ilusad ilmad on ja siis ta töötab nendega. Nüüd otsin välja, kurat, ilus pilt oli, mäletan, sealt sai tehtud. Kas sa omale said ka mõne? Mul neid küll, Einu on teinud kõvasti. Me selle teha ikka, ikka teeme 2 korda, ei aita midagi, vaja ikka õumi rohkem. Et siis saab kokku teha pärast talliga. Ja nüüd on ta nii kole, noh. Vihma ka sajab sisse, kui hakkab sadama, et on ka kole küll. Aga käsad võtavad, mõni hommik on suke tunne, et ei oska kus alustada. Enne sügise poole siis sain semendi, siis alles sai. Täpselt. See asi käib. Ja ühesõnaga siin oli see vana kuurik oli otsas, see tahtis lõhkumist ja... Selle küla nagu piirides. Ainuke, kes külvas oma ruukist 1,4 hektarit. Tähendab, tema saab 92. aastal või oma leiba sööma, kui tal juhti. Teised peavad ikka poeleiva peal olema veel. Sai jäästi sõnnikud kartule all, siis ka kartul sai varakult üles ja siis panime veel talinisu peale. Aga täna aasta oli odra all ja varast otra ei olnud meil maha pandud ja siin ei saa ju igat sukest pannagi maha. Mis sa tahad, sa pead ju majandiga käima, sest meil on see seemnekasvatusmaja. Ei saa ju kombaini, ei saa kuivatada kuskil. Pead seda sama panema, mis neil on. Seda sama vilja panema. Muidu ei ole kuivatamise ja kombainiga võtta ei saa. See ehk istub isegi Moskva jaoks ja seal see ime siis juhtuski. Mida aasta varem oli saanud see, Valdo Pant oli saanud oma tohutu töö eest 25 aastat suurest võidust, 2-aastase töö eest oli saanud esimese eestlasena. Aga et ta nüüd siis niisugune veider asi tuli nüüd see pisikese rajooni lehe juurde, see oli vist venelased ja igatahes moskvalased esimene niisugune, mis
mis jääb järgi Baltikumi veel. No tuhja temaga. Oli, mis oli. No siis läks muidugi püss lahti. Siis oli vaja kirjutada Pravdale. Mina ise muidugi ei osanud kirjutada vene keeles. Jõgeval elas vene keele õpetaja, eks, Enn Mälgand ju, eks ole. Enn Mälgand ja oli toimetuski tööl. Enn Mälgand siis enamasti tõlkis mulle et asjad ja pani siis veel seda mahla juurde nagu Venemaale. Ja siis mina võisin siis iga kuu Pravdale midagi anda. Kas või seesama, näite siingi seesama asjake ongi, näed. No ja niimoodi siis ja muidu sealt siis ja maksiivake rohkem kui punalipust ja siis miks siis mitte kirjutada. No ja hiljem tulid muidugi hoopis hiljem, siis ma olin peaaegu pensionil juba. Publitsistika võistlust hakkas Eesti Raamat tegema iga 2 aasta tagant. No ja seal siis ma mäletaks 70 mitmendal esimene Mehed ja masinad sai Viljandi Raani Vambulast tehtud. Aga hiljem ma muidugi, kui pensionile juba jäin, siis pole ime lihtne kirjutada, kas või see kirjad kolhoosis siin. See siit samast Lilleverast, eks ole, siin oli ju mul väga lihtne iga päev käia või jälgida pikemalt mõnda inimest või mõnda tegemist ja pilte sisse panna ja nii need siis ikka tuli iga 2 aasta tagant, eks olegi, ongi just 82, 84, eks ole, 86 ja rohkem, ma ei tea, kas 88 enam vist ei tehtudki. Siis tuli meil juba vist see laulev revolutsioon ja siis ei olnud enam vaja neid niisugust publitsistikat, vene pärast publitsistikat. Te avaldasite siin oma jutus ühe tõe. Nimelt, et oma artiklite juurde tegite ka mingeid pilte. Ma arvan, et enamik ei tea, te olete küll väga populaarne ajakirjanik, aga enamik ei tea, et te tegelete ka maalimisega. Kust selline huvi pärit on? Ma ei tea, kas oli mingi huvi või ei olnud. Jutt oli niimoodi. Ilmselt ma vist nähtavasti koolis käies, see oli Viljandi maakonna gümnaasium, seal oli joonistusõpetaja Julius Mager, kes oli muide omal ajal Eesti rekordit korranud 400 meetris, jooksnud 51.0. Nii. Ju ta mind pani tähele vist seal natuke ja nagu aitas või juhendas natuke rohkem võib-olla. Aga see kadus kõik ära, sest siis pärast seda tuli töö, tuli sõda ja mul polnud mitte midagi selle joonistamisega või pistmist. Alles siis, kui mul üks autoäpardus oli ja ma pidin 4 kuud lamama haiglas, kui see pool oli natuke nagu kipsis, siis seal oli Viljandi haiglas. Siis seal üks Velsker Eller oli, kes muidu maletab, oli mingis, kus ta ja nüüd just elab Haapsalus veel praegugi, kes joonistas. Tõsisemalt joonistas ja siis tema haiglas tihti joonistas, kui ta sellest ja ükskord andis minule ka paberit, proovisin aga, kui ma lamasin, pidin lamama. Ja eks ma siis jälle uuesti tuletasin natukene meelde ja pärast seda, kui ma nüüd välja tulin, siis ma enam klaasipõhven töötada saanud, sest see pool oli mul lihtsalt sant. Ja siis ma hakkasingi Viljandis kultuurimaja juures, esimese kultuurimaja juures seal kunstiringis natuke liikutama ja Juhan Muks oli siis kadunud muksikene, oli siis seal see juhendaja meil. No ja eks sealt see algaski vist. Siis ma sain muidugi kätte juba värvid sain kätte, seal kui sööga, näete, siin seesama ju siin ongi üks 48. aastal, mis jõudis, see oli muidugi tohutult palju suurem, eks ole, süsi, umbes 3-4 korda suurem 48. aastal tehtud ja ilmselt ma olin konjunktuurlane siis ka juba tabasin ära nähtavasti, mida on vaja, sest see pidi näitama initsiatiivgruppi, kus siin on ühest
talu hoonekeses, siis rahvas kuulab agitaatu siin ja keegi isegi protokollib vist nähtavasti seal ja matsid siis kuulavad, kui ilus see kolhoosi kord peab olema. Ja sellest see oli siis 50. aastal juba jõudis Tallinnas mingisugusele rahvaloomi keskmaja näitusele aga noh, siis tuligi mul see leheneegri töö vahele ja võib-olla 10 aastaks või 15, kus ma peaaegu mitte midagi saanud teha. Hiljem ka Rahvahääle juureski ma ju lõpuks ei saanud 3 rajoonis oli ringi liikuda, mis sa seal ikka maalid. Aga näiteks seesama siin ma ükskord proovinud ka oma isa, ükskord ainukene kord, ma proovinud ka portreed teha 56. aastal. Aga sellest on siis, kuidas öelda, juba varsti 40 aastat tagasi, eks ole. Oma isa maalida ükskord ka. Nojah, aga uuesti ma alustasin võib-olla pintseldamist, siis kui jäin pensionile. Tähendab, 80. aastal umbes või nii, siis ma hakkasin jälle natuke liigutama. Ma tahtsingi teilt küsida, kumb on teil nüüd esiplaanil, kas maalimine või te teete veel ajakirjaniku tööd? Sest ma olen lugenud teie talu lugusid meie maakonna ajalehest, aga kumba te siiski praegu eelistate? Ei ajalehele ma pean kirjutama lihtsalt sellepärast, et leivaraha teenida natukene. Sest ega me ei ole pensionil, me oleme ju riigi sandid ausalt öelda praegu. 320 krooni on siis see elatusraha või nagu me ütleme. Aga kes siis elab 320 krooniga? Kui riigikogulane vist kuuldavasti võtab praegu kõige lihtsam. Mis 4, 6 ja 8 või kui palju ma olen kuulnud. Igates 8300 lihtliige, 6. Tähendab ainult 26 korda nii palju kui mina. Tähendab, nagu oleks tal 226-kordne kõht. No nii. Ja siis Ugo Alter ikkagi määrab seal mul 10 kroonikel loo peale ka ja aga see on 2 leiba peaaegu. No miks mitte? Ja nüüd ma tegin niisuguse asja 2 kuu jooksul. Õieti detsember, jaanuar minu kätte sattus ühe mehe või Hauptmanni kapten Johannes Multeri mälestused, 220 lehekülget. Alates sellest, kui tema 5. suurtükiväe grupi, Viljandi 5. suurtükiväe grupi varem leitnendana läks Tondile, et seal saadaks kõrgemasse sõjakooli 40 aasta kevadel, aga siis tuli Punaarmeesse üleminek ja Mansteni tankide vastu minna possudega, eks ole. Sealt tuli, nagu öeldakse nüüd, üle minna või vangi langeda sakslaste poolele. Kuidas see juhtus kellegil, sest üle 4000 oli neid, kes ju selle esimese kuu jooksul eestlasi sellest nii territoriaalsest laskurkorpusest tulid ära või kuidas või nii. Temast mehest sai siis hiljem juba Saksa ohvitserina ja 20. diviisi mehena Tšehhimaale, sealt filterlaagrist küll puhtalt läbi, aga ikkagi Pagari tänavalt 10+5, Norilskist tagasi ja siia Põltsamaale kirikutorni ehitama ja nii, et mina siis tegin sellest nii ausalt öelda 2 kuu jooksul, tegin sellest tema 200 leheküljest umbes 100 või nii ja leidsin pilte sisse ja kui see ajaleht püsib ja Eesti Preik püsib kenasti kõik, siis jaanipäevani või mitte nii, aga maikuu lõpuni on mul siis nagu leivaraha kindlustatud. Nüüd ma võin hakata kala püüdma, nüüd ma enam ei kirjuta. Olete te käinud tänaval Peipsil? Ei, Peipsil, kuidas ma Peipsil saan? Jala ma ei jõua. Ja kui mina nüüd peaksin 30 krooni ära andma selleks, et jõuda sinna ja tagasi ja äkki ei saa 30 kalakestki.
Aga kust te siis kala püüate, kui te tahate öelda, et te kalamees olete? Suvel ma istun paadis. See on selge kohe. Suvel ma ei kirjuta mitte midagi. Sest jõgi on siin samas külje all ju. Aga nüüd mina lähen põllukombinaadi tiigi peale. Sest teised juba ammu püüavad ja mina käin mõnikord vaatamas pilgukest, vaatan, mis nad nüüd teevad. Vaksapikkused sarjad, mõni ahvenapunn ka. Aga kui mina saan kätte 10 särge, paar ahvenat ka juure, siis ma võin ju liitri vett ära raisata. Siis ma saan ka teha. Taevane vägi. See on ju midagi ja kõigepealt ma enam ei mõtle nende Norilski asjade peale ega selle pintseldamise peale, sest üks tuub, 70-grammine tuub tsinkvalget maksab praegu ligi 30 krooni. Nii et kui nii võtta, siis teie hobisid ohjeldavad kõik võimalikud rahalised raskused. Ainult see sama ei pääse mina sõitma. Vanasti kui bussiliinid veel olid, eks ole, siis ma võisin Mustveesse sõita, teab, mis suuste rubla eest või poolteise rubla eest või kuidagi Mustveesse ja tagasi ka jälle, eks ole, õhtul. Ja ise järvele jalutada, aga nüüd ma peaksin mõnel ehkel on 4-rattaline olemas ja kes meeskonda tahab kokku panna, ta ütleb, et 15 ei tule välja 20, tagasi ka 20. Aga see on ju lõpuks minusuguse jaoks on ju aru saada. Ma ei saa seda ju kuskilt lubada niisugust luksust. Jah, sellest kõigest on kahju, et ka hobideni ei küüni. Selline tõeneline ajakirjanik, nagu seda on Julius Tillo. Ei, kurat, kui nii võtta, mina ei ole mingisugune teeneline. Sest teenelised olid teised mehed. Ma mäletan niisugust asja. Mina ei jõudnud näiteks oma elu jooksul, kui 2 või 3 korda esitati mingisuguste autasude peale. Mina ei jõudnud kunagi kaugemale, kui see vabariigi paber, vabariigi ülemnõukogu presiidiumi aukiri. Sest mul oli alati see saba, see saksa ja võõras saba, kus tõmmati kriips peale. Ei, kus, kellele te neid ordeneid siin ikka pakuti nii väga. Muide oligi kadunud mees, nüüd on ta surnud mees ka juba, Mihhail Markovitš Sturm, kes siit Põltsamat läks, esimese sekretäri kohalt läks Keskkomitesse põllumajandusosakonna juhataja. See oli kuuldavasti tõmmanud 2 korda, tema juures käisid need asjad läbi ka ikka, kui ka toimetusest kuskilt esitati või ajakirjanike liidust esitati. Ei, kulla mees, kus ja oligi kõik. Võt see oli teened siis. Jah, aga tuleks vist öelda Roman Rollani moodi, elame veel. Ei, mina elan ikka, ma ei virise sugugi. Ma ei virise. Sellepärast, et paljudel on hoopis halvem kui minul. Muidugi ma pean siin tohutult, sest mul omal ajal anti, nagu öeldi, et loominguste liitude liikmetel anti võis olla 20 ruutu täiendavat pinda, eks ole. Et sa siin siis vehkled ja kirjutad, et siis sul on nagu ruumi rohkem. No see pind on mul praegu kaelas, aga praegu on ta üleplaanine pind ja selle eest mina maksan nüüd nii, et mis jaanuari 6 eest pidin mina maksma 417 krooni ära, aga sain ainult 570. Et mulle 150 jäi veel minule. Ja sellepärast just, et ikka saada kas või sinna 300 pooleks, sellepärast ma ju peangi Alterile kirjutama midagi sinna või Vooremaale. Mujale ma ei vaevu enam õiendama. Aga sinna ikka midagi teen aeg-ajalt. Ja nii, et kui mina nädalast ikka 10 või 15 krooni juurde teenin, see on ju suur asi. 3 leival raha. Tervise üle te ei kulda? Ei, mis ma täst kurdan, 2 korda on olnud niisugust tõsist asja, midagi infarkti taolist asjad, kus ma olin kokkuvõttes 10 kuud ära eemal olnud, 2 korra kokku. Ja esimest korda vist
umbes 25 aastat tagasi öeldi, et sul kullamees on isseemia, sul ei ole haigus, sul on tõbi. Isseemia pidi tõbi olema, nii peenem asi juba. Et no ega sellest lahti saa või stenokardia või no igal lapsel on ikka mitu nime. Mõnikord ta lainetab mul siin sees, aga ega ma ravimid kõigepealt neid ei jõuaks ostagi ja sel pole mõtet ka minu meelest. Mis mul on, muidugi valitool on mul ikka kogu aeg taskus, see on mul ikka taskus, mõnikord tunned, et mõni äpardus on. Ega muul ajal ei annagi õigi tunda, kui mingisugune, noh, kas või minu pärast telefonis juhtub midagi või tahad telefoni saada ja korraga tema ei tööta või keegi mõni asi läheb viltu, et noh, siis tunned, et hakkab siin lainetama kuskil midagi, aga üldiselt suvel on tore, sest ma lähen paati, sõuan oma 5 versta ülesse kindrali hauani ja tagasi ja kui ma see päev 10 tundi seal väljas olen ja võib-olla 20 ahvenapunni ka kätte saan, no mis mul viga elada. Ja mis ikka tahakski soovida, et see varitool teil tasku jääks, et ei peaks teda taskust eriti välja võtma. Ega ma ei olegi hulgal ajal pole praegu mul olnud. Ma ei tea, kuidagi on jaanuar ja see veebruargi on üsna rahulikud kuud minu jaoks praegu olnud. Ma ei tea, miks. Kõigepealt võib-olla, et ma tegin nüüd tõsiselt ühe asja kallal tööd ja siis muu asjaga nagu muud asjad on kõrvale jäänud ja pintsetamine jäi kõrvale ja mitmeks kuuks juba, novembrikuus saadik pole õiti pintslit kätte võtnud. Ja sest 2 isandat ei saa ikka teenida korraga. Ei saa. Kui kirjutad, siis kirjuta ja tavaliselt siis, eks ma siis peale aktuaalset kaamerat, siis heidan magama, kell 4 ärkan, kohvi ja siis ma teen see nii kui teised hakkavad siin kokritama või koolilapsed tulema kella 8 ajal ja kisamas meil akna all, siin on mul ikka midagi tehtud mõnikord. Aga üks provokatsiooniline küsimus ka, kas te lõunakanalit ka vahest vaatate? Mina olen ikka vaadanud, jah, ja mina olen isegi näinud, et isegi jõgevlased seal on mõnikord esinenud. Oli ju niimoodi vist. Ja siis võtsin, vaat kurat, missugused mehed on nüüd hakanud siis telerist tööle ja no jah. Aga mida mina mõtlen, mida võiks olla või saada Jõgeva rajoonist, ma ei oskagi midagi öelda. Eks teil oled omad toimetajad ka, kes seal ikkagi näpuga näitavad, mida on vaja ja kuidas on vaja ja vaevalt te ise otsida midagi saate või peate ise leidma või? No mõnikord leiame ka ise, jah. Ma mõtlen nii. Näiteks te võiksite minna, kui tahtmist oleks siia Viljandimaa piirini Kõo poole, kus on kah, nagu öeldakse, aktsiaselts Graniit, Endel Pajumägi ja on juba kohati mitme hektari peal 8 meetrini kaevanud maa sisse ja kui palju nemad on killustikud. Noh, endise Lustivere kolhoosi baasil hakkasid tööle ja nüüd on killustiku töötlemine seal ja tõsine suur ettevõte. Mida veel võiks Põltsamaa poolel olla? Üks noor mees lõpetas ära teravilja kasvatamise, sest ei tulnud midagi välja. Tema õlleoder, keegi ei võtnud seda vastu, ei tahtnud tema õlleotra ja pidi võõrastele sigadele söötma selle. Tema lõpetas teravilja kasvatuse ära ja hakkas kanu pidama ja temal siin samas Põltsamaa külje all on kanafarm ühes endises lehmalaudas, 3500 kana ja arvatavasti 1 000 000 muna ka juba teinud ikka, nii et peaaegu 1 aastaga vist tasub oma pangavõlagi ära. Mõtle, seda võiks võib-olla kui teie rahvas huvi tunneb. Aga muud ma ei oska siin midagi öelda. Siis meil on pisike linnakene ja suur osa inimesi on pensionärid ja kõik samasugused riigisandid nagu mina olen ja mis asja siin ikkagi nii väga rääkida Põltsamaalt on.
Niimoodi paistab see asi olevat. Mida me ikka räägime? Või kellel see peakski huvi pakkuma, mis sa arvad? Sest ega seda nurisemist ja virisemist on terve Eestimaa praegu täis. Isegi võib-olla need riigikogulased muretsevad sellepärast, et liiga vähe saavad palka.